Muuseumile panid aluse kohalikud Balti sakslased 1878. aastal, kui olid esimesed arheoloogilised kaevamised Viljandi Lossimägedes. Mis põhjusel olete tulnud siia muuseumi ööle täna? No, eks ikka silmaringi laiendama, et muidu on Viljandi muuseumis käidud küll, aga kuna on nüüd tasuta muuseumi külastus, siis sai käidud Kondase keskuses ja siiagi tuldud ja et lihtsalt tore üritus selline. Esimeses ruumis on siis praegu selline looduse ekspositsioon. No kunagi oli see tüüpiline Kodula muuseum, kus pidi olema kõike. Ja ukse kõrvalt tervitab teid kohe öökull, kassikakk, Viljandi muuseumi vapilind. Mida arvate teie muuseumi ööst kui sellisest? Mina arvan, et päris huvitav üritus. Kuna see nüüd meil mitmeid aastaid olnud, siis me vaatame, et selle vastu on huvi. Tulevad paljud need, kes muidu muuseumis ei käi, keda me siin ei näe, on sellel ööl kohal. No muidugi üks põhjus on see, et me ka rohkem valmistume selleks, et mida siis näidata, nagu oma programmid on, aga ilmselt on ka üks põhjus, et see on tasuta ja on päris palju rahvast. Nii et ju siis ma arvan, et see on vajalik. On, et olete valmistunud kostüümid, et kas see muidu, kui nüüd ei ole muuseumööd, siis olete ka sellises kostüümis? Ei, ainult erilistel päevadel oleme nendes kostüümides. Lisaks muuseumi ööle kanname neid kostüüme ka hansapäevadel, mis toimuvad siin ka meie muuseumi hoovis ja ka muuseumi majas toimuvad üritused ja siis me oleme nendes kostüümides. No, järgnevad ajalooperioodid, pronksiaeg, rauaaeg. No rauast tööriistadega jõuti juba rohkem toota, kui oma tarbeks vaja läks ja lisaks kaupmeestele tulid ka rööv- ja sõjakäigud ja siis tekkis vajadus selliseid kindlustusi ehitada. Mis põhjusel olete sattunud siia Viljandisse muuseumi ööle? Me käisime suures vennas söömas ja peale seda sõitsime siia ja õde mul elab siin samas, ütles, et lähme käime läbi, et täna on tasuta öö või tasuta õhtu kuni 11. Ja on teil midagi siit silma jäänud, mingisuguseid väga huvitavaid eksponaate? Jaa, põdratopis oli ja suured linnud ja mulle meeldis väga see ordulinnuse makett ka, mis oli. Ja. Olete siin muuseumis varem ka käinud? Ma ei mäleta küll, et ma oleksin, ma vist olen, aga ma ei mäleta, et ma olen käinud. Läti Hendrik muidugi mainis ka, et see eestlaste linnus oli ikkagi väga tugevasti kindlustatud. See eestlaste puust linnus, mis selle Lembitu linnusele sarnanes. Ja sõjalise jõuga ei vallutatud seda kunagi, alati tuli veepuudusele alla anda. Mis põhjusel olete tulnud täna siia Viljandisse muuseumisse? Ikka muuseumi külastama. Üritame igal aastal käia ja see on üks tore ettevõtmine. Ja teile meeldib siin käia? Jätkuvalt ja oleme juba aastaid käinud ja käime ikka jälle. Ja nende muuseumi nüüd raames siis olete märganud ka mingisugust muutust või olete leidnud, et kogu aeg on nagu üks ja sama? Osa ekspositsiooni muidugi on üks ja sama, aga samas on erinevaid näitusi, kohtab väga palju uusi inimesi ja vanu tuttavaid, nii et see on üks tore käimine. No elati muidugi ka maal ja 1000 aastat tagasi siis sellised nutikad talumehed, kui Viljandisse või Eestisse oli jõudnud Rukis, tuli vilja hakata järel kuivatama ja siis mõeldi välja selline asi nagu rehetuba, kus siis siin suurte aampalkide peal oli parred, mis siis sügisel siis 2-3 kaupa siin mööda rehetuba laiali jagati ja kuivatati siin vilja siis selles järjekorras, et rukkirehi, suvivili, kaunvilja, trukki, vihud olid alati püsti, sest trukki õlgedest sai valmistada katuseid ja muid vajalikke asju. Reheahju köeti vilja kuivatamiseks alati lehtpuuhalgudega, sest lehtpuuhalgude suits andis viljale hea kvaliteedi. Mulle väga meeldib, sellepärast mulle see programm oli alles päris uudne. Et kuigi nüüd raadiost alles kuulsin ka, et aastad 5 juba on seda üritust, taolisi üritusi juba organiseeritud Eestis, aga mina olen esimene kord ööprogrammis. 19. sajandil peeti paistus ilusaks ikka suurt tüdrukut ja niisiis paistu tüdrukud kudusid seda hästi laia säärega sukatsid sääremarja koha pealt ja need topiti kaltsu ja takku täis ja
Pandi muidugi mitu villast seelikut ka ühestikku selga ja vaat kui see vaene paistu poiss käis selle ilusa suure tüdrukuga seal kiriku altari ees ära ja ütles oma jaa-sõna ja vaat hakkab tüdrukut õhtul kodus lahti arutama ja vaat ei olegi nii suur, sest siis polnud midagi teha, sest mida Jumal kokku pani, seda inimesed ei lahutanud. Siin ukse peal vastuvõtvad tütarlapsed, muuseumitöötajad mulle just ütlesid, et see on juba 5. aasta ja ei ole ükski aasta vahele jäänud, et iga kord käin ja vaatan, mis toimub, mis on muutunud, mis uuendatakse, et see on selline tore tava juba just kui. Ja täna mul on kaasas sõbranna Pärnust, kes ei ole Viljandi muuseumis käinud ja tema tundis selle vastu huvi. Ja on teile midagi erilist meelde jäänud siit muuseumist? Eelmine aasta oli pulmanäitus ja see oli eriline ja teistmoodi ja võib-olla natukene ka isikliku suhtega, sest mõned minu pulmas kasutatud rekvisiidid olid siin näitusel ka samamoodi, et see oli selline. Ja muidugi esimene aasta, mis Viljandi muuseumis rekordeid lõi, sest siis näidati ju muumiat, mida reeglipäraselt ei eksponeerita. Tanks koos kannastas igasugust ilma, liiva, kori, tolmu, siis Saksamaa ei tahtnud seda kõiki kannata. Aga mõlemad püssi kasutati ka snaiperi. Ma ei küsin, pärast tõesti sööma. Kui sa vaatad praegu, isegi venelased tunnevad ju tõsist huvi ikkagi selle Saksa armee vastu, ennekõike nagu SS pakub nagu neile huvi ja pinget. Kui palju on vene keeles ilmunud igasuguseid raamatuid, mis puudutavad nii SS-i, veeremati ka muidugi, aga üldiselt Saksa armeed laiemas mõttes hästi palju, aga ennekõike muidugi SS pakub huvi. Jah, SS algas tegelikult Hitler moodustas suhteliselt väikese väeosa iseenda kaitseks, ta oligi ju juhukaitse oligi alguses. Siis kui ta rünnakrühmlastest jagu sai, siis suur osa rünnakrühmlasi tulid ju SA, tuli SS üle. Alguses küll mingi osa, eestlaste puhul ka, 41 olid nendes politseipataljonid, siis nii see päris hulga oli, nendes vabatahtlikult läksid, aga 42 lõpus hakati moodustama ju Eesti leegioni. Eesti mehed, tulge, saate korralikult süüa. See on 41 muidugi, 41 jah. Aga iseenesest peab ütlema, et see Eesti leegion ja hilisem Eesti 20 SS-diviis oli ikkagi, võib öelda, elitaarne väeosa. Narva nimeline. Ja Narva pataljon muidugi, jah. Aga ega kui need mehed ei oleks olnud seal Narva rindel 44. aastal, ma arvan, et ega venelased oleks hulga lihtsamini läbi murdnud seal. Ja palju vähem eestlasi ei oleks ära pääsenud. Aga Ants, ma tahan sulle tänuks öelda, et sa rääkisid meile nii relvadest kui inimestest nendega. Tahan anda sulle ühe raamatu Viljandi muuseumi toimetised Mulgid ja Mulgimaa vanadel fotodel ja ma kirjutasin siia muuseumi nimel sisse ka sellise väikse pühenduse. Kallis sõber Ants Annus, täname sind abi eest 18. mail Viljandi muuseumis. Aitäh sulle. Aitäh. See kõik oli väga meeldiv. Ja ma ütlen ühe oma teooria veel välja, see on kuskilt mujalt loetud, aga tähendab, vabatahtlikkus on niisugune omapärane asi, et vabatahtlik on ainult vabatahtlikuks tulemine. Ülejäänud on kohustus. Heatahtlik kohustus. Aitäh. 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 Ja nüüd me läksime Eesti filmi ühele.